Venemaa on pidanud Ukrainaga 2 sõda. Üks neist on sõda, mida sa näed. Kõik need raketid, kaevikud ja droonide kaadrid, mis hoiavad seda iga päev tähelepanu keskpunktis. Aga teine sõda on vaiksem, odavam ja paljuski palju ambitsioonikam. See on sõda selle üle, mida ukrainlased usuvad ja seda peavad inimesed, kellel pole auastme tunnuseid ega jää neist ametlikku jälge. Ja see teine sõda on vaikselt proovile pannud Ukraina võitlusvalmidust või vähemalt tegi seda kuni 2023 aastani. Täna võib öelda, et see sõda on läbi kukkunud ja strateegiaid, mida Venemaa kasutas, pööratakse nüüd tema enda rahva vastu. Et mõista, kus me praegu oleme, pead alustama aastast 2014 ja armeest, mis ei pidanudki seal olema. 2014 aasta juulis edastas Venemaa riigitelekanal Kanal 1 seda, mida nad kirjeldasid kui pagulase tunnistust. Naine nimega Galina Pishnyak, kes rääkis Venemaa Rostovi oblasti laagrist, ütles vaatajatele, et Ukraina sõdurid olid kogunud Slovjanski linna elanikud kokku. Peaväljakul, mida ta nimetas Lenini väljakuks, olid nad võtnud 3-aastase poisi, kohaliku venemeelse miilitsa poja ja risti löönud, naelutades ta laua külge nagu avalikul hukkamisel. Tema ema, ütles ta, seoti tanki külge ja veeti ümber väljaku, kuni ta teadvuse kaotas. See lõik jooksis Venemaa vaadatuimal kanalil riiklikus ringhäälingus, mis võis potentsiaalselt jõuda 250 miljoni vaatajani üle endiste Nõukogude Liidu riikide. Mõne tunni jooksul levis see lugu Vene ja Ukraina sotsiaalmeedias. Kuid juba 1 päevaga olid sõltumatud ajakirjanikud selle loo tükkideks lahanud. Uurivajakirjanikud Novaja Gazetast ja sõltumatust telekanalist Doist sõitsid Slovjanskisse ega leidnud ühtegi tunnistajat, ühtegi füüsilist tõendit ega ühtegi heli- või videomaterjali väidetava juhtumi kohta. See oli täielikus vastuolus ootustega, eriti kuna Ukraina armee tegevust selles linnas dokumenteeriti tol ajal põhjalikult. BBC News tõi välja ühe detaili, mis oleks pidanud selle loo juba enne algust peatama. Slovjanskis ei ole Lenini väljakut. Lähim vaste on Oktoobri revolutsiooni väljak. Koht, kus väidetav julmus aset leidis, ei eksisteerinudki. Ka Pishnyak ise polnud see, kellena ta paistis. Tema abikaasa oli endine Berkuti liige, Ukraina eripolitseiüksuse, mis pärast Maidani sündmusi laiali saadeti. Selleks ajaks oli ta juba liitunud separatistlike jõududega, mis tegutsesid Igor Strelkovi juhtimisel. Seega ta polnud põgenik, vaid oli Vene toetatud poolel aktiivselt võitleva mehe abikaasa, kes andis tunnistusi Vene laagrist Vene riigi televisioonis. Julmusest, mida ei toetanud ükski füüsiline tõend, ükski teine tunnistaja ega ka geograafiline tegelikkus. Ja kuigi see lugu osutus jamaks, pidasid uurijad vajalikuks välja selgitada selle allikas ja see, kuidas see tekkis. Tundus, et selle loo algatas Euraasialuse filosoof Aleksander Dugin, kes avaldas selle versiooni oma Facebooki lehel 9 juulil 3 päeva enne Kanal 1 eetrisse andmist. Dugin on pikalt kirjutanud sellest, mida ta nimetab arhetüüpideks või kultuurilisteks aluskujunditeks, mida saab kasutada süü ja süütuse määramiseks. Väikese kaitsetu lapse valimine ohvriks ja ristilöömine meetodina tuginesid kristliku märtrisurma sügavaimatele kujunditele ning ühendasid need ajaloo vanimate antikristlike stereotüüpidega. See oli mõeldud selleks, et määratleda ukrainlasi mitte poliitiliste vastastena, vaid millegi ebainimlikuna. Huvitaval kombel on tõenäoline, et just see, mis tol nädalal Slovjanskis toimus, oligi põhjuseks, miks see lugu üldse eetrisse lasti. Nädal enne saadet olid Venemaa toetatud separatistid sunnitud Ukraina vägede edasitungi tõttu Slovjanskist taanduma. Ja päev enne saadet alustas Vene armee Ukraina positsioonide pommitamist Donbassis otse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt. Mõlemad need sündmused jäid Vene meedias nähtamatuks. Need asendas ristilöödud poiss. Sõjaline taandumine ja piiriülene agressiooniakt pesti reaalajas puhtaks välja mõeldud jõleduse looga. Nii et selle asemel, et Vene inimesed oleksid teadlikud, et nende sõjavägi viis aktiivselt läbi vaenulikke operatsioone teises riigis, nägid nad ainult katset halvustada inimesi, kes olid neile kultuuri ja ajaloo poolest ilmselt kõige lähedasemad. Kanal 1 avaldas lõpuks midagi väite tagasivõttu sarnast 21. detsembril 2014, tervelt 5 kuud pärast saadet, öeldes, et nad edastasid vaid väidetava pealtnägija ütluse. Kahtlemata polnud see vabandus valeuudise kajastamise eest. Alles 2021 aastal leidis Vene ajakirjanik Maša Basnulova üles Pishnyakovi, kes ütles, et kahetseb loo väljamõtlemist. Kuid kahju oli juba tehtud, kui Vene armee 2014 aasta suvel ametlikult Ida-Ukrainasse tungis, andsid selle sõdurid ajakirjanikele põhjuse, miks nad olid tulnud.
Ajakirjanike sõnul, kes intervjueerisid 2015 aastal Luhanski rahvavabariigist naasnud vabatahtlikke, viitasid mõned neist otseselt ristilöömise loole. Nad ütlesid, et olid Ukrainas laste pärast. Sama fraasiga olid märgistatud ka raketid, mille Venemaa hiljem 2022 aastal Kramatorski raudteejaama tulistas ja millega tapeti lapsi. Lugu, mis lükati ümber 24 tunni jooksul, värbas siiski võitlejaid veel aasta hiljem ja pakkus moraalset õigustust veel 8 aastat pärast seda. See oli eduka desinformatsioonikampaania tipphetk. Sõltumata loo tõepärasusest uskusid inimesed seda piisavalt kaua, et sellel oleks tagajärjed, mis muutsid avalikku arvamust ja isegi kogu maailma geopoliitikat. Ristilöödud poiss oli vaid pealispind. Selle all pidas Venemaa eraldi ja palju operatiivsemat kampaaniat. Alates 2014 aastast osana laiemast hübriidagressioonist, mis saatis Krimmi hõivamist ja kunstlikult tekitatud ülestõusu Donbassis. Vene luureteenistused, peamiselt FSB ja GRU, lõid ja aktiveerisid agendivõrgustikke üle kogu Lõuna- ja Ida-Ukraina. Eesmärgiks oli destabiliseerida Ukrainat, provotseerides piirkondade vahelisi ja rahvuste vahelisi konflikte, tugevdades separatistlikke jõude ning eemaldades julgeolekustruktuurid. Lõppkokkuvõttes pidid need meetmed looma aluse poliitiliseks kokkuvarisemiseks, mis muudaks sõjalise sekkumise kas mittevajalikuks või äärmiselt lihtsaks. Osaliselt oli see juba juhtunud Krimmi annekteerimisega 2014 aasta alguses ja mis oleks pidanud juhtuma Kiievis 2022 aasta veebruaris. Uuring, mis avaldati USA armee sõjakolledži ajakirjas Parameters, viitas sellele, et GRU spetsnazi üksused tegutsesid tõenäoliselt Ida-Ukrainas juba 2014. aasta märtsi keskpaigast alates, umbes kuu enne seda, kui Donbassi mäss täismahus puhkes. Üle 50 võitlejast koosnev üksus, mis ületas piiri ja hõivas 12. aprillil 2014 Slovjanski ja Kramatorski politsei ning julgeolekuhooned, kandis vormiriietust ilma eraldusmärkideta ning seda juhtis FSB kolonel Igor Kirkin, tuntud kutsungiga Strelkov. Lääne analüüs tuvastas samuti GRU üksuse 29 155 personali 2022 aasta veebruaris, päevad enne erioperatsiooni algust. Hiljem märgiti see üksus vastutavaks Salisbury mürgitamiste, relvaloode plahvatuste eest üle Ida-Euroopa ning katsete eest poliitilist olukorda destabiliseerida. 2014 aasta rahutusi Odessas, mis kulmineerusid ametiühingute maja põlenguga, milles hukkus 48 inimest, kirjeldas Ukraina julgeolekuteenistus samuti kui välissekkumise tulemust. Täpsemalt Moldova, Vene kontrolli all oleva Transnistria piirkonna rühmituste ja Venemaa rahastatud võrgustike koostööd. Nii et Ukrainas oli Venemaal salajane operatsioon, millel oli ulatus, eelarve ja aastatepikkune ettevalmistus. Ja mõnda aega see toimis. Donbassi piirkond löödi lõkkele. Ukraina julgeolekujõud olid esimestel kuudel jahmunud ja sattusid olukorda, kus pidid toime tulema nii tavapärase sõjalise ohuga kui ka mässuliste tegevusega, mis hägustas piiri kohalike rahulolematuse ja Venemaa juhitud operatsiooni vahel. Aga sellel masinavärgil oli põhimõtteline viga, mis tuli ilmsiks alles Reutersi uurimise käigus, kui uuriti FSB salajast võrgustikku Ukrainas. Nagu hiljem selgus, uskusid agendid ja nende juhendajad, et Ukraina on nõrk, mis oli täielik eksiarvamus, hoolimata peaaegu 10 aastat kestnud varjatud desinformatsioonikampaaniatest riigis. Inimesed, kellele Kreml lootis kui oma mõjuagentidele Ukrainas, olid aastaid oma mõjuvõimu üle hinnanud ning FSB sai hinnanguid, mis kajastasid seda, mida Moskva tahtis kuulda, mitte seda, milline Ukraina ühiskond tegelikult oli. Seetõttu kukkuski läbi plaan vallutada Kiiev 72 tunniga, kui täiemahuline sissetung 2022 aasta veebruaris algas. FSB ülesandeks oli luua tingimused kiireks poliitiliseks kapituleerumiseks, sealhulgas koostada nimekirjad soodsalt meelestatud ametnikest, eelpaigutatud agentidest ja nendest ühiskonnakihtidest, kellelt oodati kõhklusi. Selle asemel leidsid nad eest ühiskonna, mis oli 8 aastat karastunud. Salajane ettevalmistus, mis pidi sõjalise operatsiooni lihtsaks tegema, oli täielikult välja mõeldud. Ja niipea, kui Venemaa astus avalikult agressiivse sammu, kukkusid kampaaniad kokku. Kuud pärast läbikukkumist 2022 aasta veebruaris pööras FSB oma tähelepanu Kiievi vallutamise ambitsioonilt nende linnade okupeerimisele ja ümberkujundamisele, mida Venemaa tegelikult hõivas, nagu Mariupol, Melitopol ja Herson. See oli sama programmi väiksem ja sünge versioon. FSB ametnikud liikusid edasitungiva suurtükiväe järel, püüdes varemetel ja hirmul üles ehitada valitsemisstruktuuri, mis oli küll olemas, kuid nõrgenenud. Üks Ukraina luureametnik kirjeldas uut olukorda nii, et FSB töötab küll edasi, kuid mitte enam sama innuga.
Selle põhjuseks on see, et infoväli muutus aastatel 2014-2022 drastiliselt. 2026 aasta mai keskel astus lavale Lvivi meediafoorumil Andrii Jussov, kes oli Ukraina kaitseluure HUR strateegilise kommunikatsiooni esindaja. Tema hinnang Venemaa kohta oli, et Vene libauudiste levik Ukraina infovälja ja Euroopa omasse on muutunud palju väiksemaks, kui see oli 2014 aastal. Ta jätkas öeldes, nüüd on rohkem kriitilist refleksi. Väga palju lihtsalt ei jõua inimesteni või kui jõuab, siis ei haaku. Reaktsioon on muutunud selliseks. See on ilmselge jama. Miks ma peaksin sellele üldse reageerima? See on märkimisväärne asi, mida teeniv luureametnik ütleb. Vaenlane ei ole enam üritamist lõpetanud, kuid katsed ei jõua enam sihtmärgi teadvusesse. Ukraina ühiskond on pärast 12 aastat hübriidagressiooni ja 4 aastat täiemahulist sõda arendanud välja terava pilgu Vene propaganda suhtes ning lükkab Venemaa väited otsustavalt tagasi. Mida teeb propagandamasin siis, kui selle peamine sihtmärk on muutunud immuunseks? See leiab masinale teise kasutusviisi. Venemaa desinformatsiooniaparaat on nüüd pöördunud sissepoole. Eraldi kategooria sisu toodetakse nüüd ainult Venemaa sisepubliku jaoks. Tegelikult käib pidev arutelu selle üle, kuidas Venemaa on meediakajastuse poolest üha enam hakanud meenutama Põhja-Koread. Teated niinimetatud põhjakoreastumisest ilmusid juba 2022 aastal, kui meediakanalid arutasid, kui rangelt Kreml Venemaa meediasisu ja avalikkusel edastatavat infot kontrollis. Desinformatsioonikampaania ebaõnnestumiste tõttu Ukrainas kiirendasid FSB uued jõupingutused seda suundumust Venemaal veelgi. Nii et risti löödud poiss on tagasi tulnud järgedega. Algset lugu elustatakse nüüd tegelastega nõukogudeaegsest lastetelevisiooni saatest, millega mitu põlvkonda venelasi üles kasvasid. Narratiivi on lisatud väidetav õde ja on isegi versioon, kus ema piinatakse ja tapetakse ukrainlaste poolt. See uus detail on sarnane sellele, kuidas telesari lisab uusi hooaegu, sest kodupubliku jaoks toimib see täpselt samamoodi. Kremli toodab sisuliselt järjejutuna sisu inimestele, kes vajavad pidevat Ukraina kurjuse lugude voogu, et õigustada seda, mida nende riik teeb ja mida nende pered kaotavad. Ja kui esialgne väljapoole suunatud väljamõeldis ebaõnnestub, jääb üle ainult olemasolevaid probleeme palju hullemana näidata. Alustades ühest asjast, millega Ukrainal tõesti raskusi on – elavjõuga. 2026 aasta mai esimese 10 päevaga ujutati Ukraina sotsiaalmeedia üle enam kui 21 600 postitusega, mis levitasid migrantide vastast narratiivi. Kokku umbes 14 000 allikast, peamiselt Facebookis ja Telegramis. Levinud tõendite hulgas oli võltsitud videoklipp ühest piirkondlikust ametnikust, mida oli muudetud nii, et tundus nagu ta lubaks migrantidele eelisõigusi. Ukraina riiklik migratsiooniteenistus väljastas 2026 aasta esimeses kvartalis vaid 675 migratsiooniluba ning tühistas neist hiljem 445. Kampaania eesmärk oli ära kasutada asjaolu, et Ukraina püüab aktiivselt tugevdada oma relvajõude uute värvatutega. Nii saaks Venemaa jätta mulje, et Ukraina linnad on üle ujutatud välismaiste töötajatega, kes täidavad tühimiku ning sellega antakse mõista, et Ukraina küll võitleb, kuid muutub sellest hoolimata kultuuriliselt vähem ühtseks. See kampaania toimib 2 rajal samaaegselt. Esimene eesmärk on destabiliseerida Ukrainat seestpoolt. Teine eesmärk on kahjustada Ukraina mainet lääne partnerriikide avalikkuse silmis, muutes koalitsiooni toetuse poliitiliselt kulukaks ja aedlustades abivoogu. Kuid samamoodi nagu Ukraina tõrjus Venemaa rakettide ja droonide rünnakuid omaenda rakettide ja droonidega, tegi ta seda ka luurekampaaniatega. Kui Venemaa ehitas oma salajasi võrgustikke ja propagandamasinat, siis Ukraina lõi väiksema, vähemate ressurssidega, kuid märksa täpsema vahendi. Aga enne kui me sellesse süveneme, kas sa teadsid, et me teeme iga päev videoid, mis analüüsivad kõiki Ukraina sõja aspekte ja viimaseid arenguid? Seega kindlasti vajuta tellimisnuppu, et olla kursis ja pane videole like, kui soovid sellest teemast rohkem näha. Tagasi Ukraina pingutuste juurde. Nende erioperatsioonide väed ehk SSO hoiavad Vene poolt okupeeritud aladel üleval vastupanu liikumise infrastruktuuri. Ja haruldases intervjuus Ukraina väljaandele Kromatske 2024 aasta septembris kirjeldas SSO sõdur kutsungiga Saša, kuidas see toimib. Saša oli Venemaaga võidelnud alates 2014 aastast ja oli sõja-aastad veetnud valmistudes. Vaenlase tagalas tegutsevad salajased agendid, kes värbavad vastupanu liikumise liikmeid luure, diversiooni, õõnestus ja partisani tegevuseks Venemaa poolt okupeeritud aladel.
Saša sõnul on SSO üks peamisi eesmärke suurendada rahulolematust okupatsioonivõimude vastu. Nende agentide ülesanded ulatuvad Ukraina-meelse grafiti maalimisest okupeeritud linnades kuni sildade hävitamise, varustusrongide rööbastelt mahavõtmise ning Vene sõdurite ja kollaborantide tapmiseni. SSOL on isegi dokumentatsioon, mis kaitseb neid, kui olukord lõpuks muutub. Seni kaua on nad täielikult iseseisvateks liigitatud ja ainult kitsas ring SSO sees teab, et nad tegelikult töötavad Ukraina heaks. Üks selle vastupanustruktuuri kõige aktiivsemaid komponente on ATEŠ, Ukraina-meelne luurevõrgustik, mis sai alguse Krimmis 2022 aasta septembris ja laienes pärast seda märkimisväärselt Hersoni, Donetski ja Zaporižja piirkondadesse. ATEŠ on spetsialiseerunud raudteetaristu sabotaažile ja sõjaväesõidukite sihtimisele ning on vastutanud enam kui poole kõigist dokumenteeritud sabotaažijuhtumitest okupeeritud aladel. 2025 aasta esimesel poolel õnneks on Ukraina vastupanul midagi, mida Venemaal ei ole. Võime tungida palju sügavamale vastase territooriumile. Kuigi Venemaa kasutab näiliselt sotsiaalmeediat salajaste operatsioonide läbiviimiseks, on Ukraina smugeldanud droone, mille tulemuseks oli kuulus operatsioon Ämblikuvõrk. Selles kasutati 117 FPV drooni, mis olid peidetud puidust eelvalmistatud konstruktsioonide sisse, mis meenutasid moodulmaju ja laaditi tavalistele kaubaveokitele. Ukraina kodanik oli seejärel 2024 aasta oktoobris Tšeljabinskisse ja avas seal kaubaveoettevõtte. Detsembris soetas ta mitu veokit. Järgnevatel kuudel paigutati operatsiooni raames last vaikselt 5 lennubaasile 5 oblastis, ulatudes 2500 miili kaugusele Murmanski piirkonnast Arktika rannikul kuni Irkutskini Siberis, sügaval Uurali mägedest ida pool. Ja 2025 aasta juunis hakkasid need droonid ilmuma, et põhjustada nii palju kahju kui võimalik. Sihtmarkideks olid Aljona, Džagilevo, Ivanovo, Severni, Bielaja ja Ukranka lennubaasid. Hävitati või tõsiselt kahjustati 295 MS strateegilist pommitajat, 222 M3 kaugmaa ründelennukit ja vähemalt üks A-50 õhust varajase hoiatuse lennuk, mida on olemas äärmiselt piiratud koguses ja mida enam ei toodeta. Ukraina ametnikud hindasid, et hävitati või kahjustati 41 lennukit. Avatud allikate analüüsi kohaselt oli Venemaa kahju ligikaudu $7 miljardit. Vene sõjablogijad kirjeldasid seda kui Venemaa Pearl Harborit. See võrdlus on kahekordselt oluline, sest see purustas eeldused, et Venemaa saab kasutada Kaug-Ida oma kõige olulisemate varade kaitsmiseks. Vene võimud olid isegi sunnitud 2026 aasta mais Moskva võidupüha paraadi ettevalmistusi massiliselt militariseerima. Külaliste nimekiriga haanes viimaste aastakümnete väikseimaks, peaaegu ühtegi riigipead ei kutsutud. Sõitvate tankide asemel näitas Kreml lihtsalt sõjatehnikat videol, kartes, et Ukraina hävitab need Venemaa pealinna südames. See operatsioon oli samuti tõestus sellest, et Ukraina varjatud võimekus on muutunud tehniliselt piisavalt arenenuks, et suuta vaenulikul territooriumil 18 kuud järjest logistikat korraldada ilma avastamata. See sama FSB, kelle ülesandeks oli Ukraina Vene okupatsiooniks ette valmistada, ei suutnud avastada 117 droonist koosnevat infiltreerumisvõrgustikku, mis tegutses Venemaal 1,5 aastat. Ja siin on näha, kui palju see läbikukkumine Venemaale maksma läheb ning miks propagandamasin nüüd nii kõvasti peab töötama. Vene majandus astus sõtta märkimisväärset energiast saadud tulude, kogutud reservide ja võimalusega pidada lühike sõda, enne kui arved kätte jõuavad. Nüüd on arve tasumise tähtaeg möödas. Saksamaa poliitikauuringute instituudi Stiftung Wissenschaft und Politik analüüsi kohaselt peatus Venemaa SKT tõus, mida ajendas tohutu kaitsekulutuste kasv 2024 aastal, samal ajal kui inflatsioon püsis. Venemaa kehtestas alates 2026 aasta jaanuarist käibemaksu tõusu 20%-lt 22%-le eesmärgiga saada osa riigi rahastusest tagasi otse Venemaa majandusest. Samal ajal kulutab riik 40% oma eelarvest sõjaväele ja riigikaitsele ning on olnud sunnitud isegi 2026 aasta eelarvet vähendama, tunnistades, et raha ei jätku. Venemaa relvaekspordivõimekus on samuti paralleelselt kokku kukkunud. Jamestown Foundationi analüüsi kohaselt langes eksport aastatel 2021-2024 92%, kuna tootmine suunati sisemaiseks sõjaliseks tarbimiseks ja lääne sanktsioonid piirasid juurdepääsu komponentidele. Riigid, mis varem ostsid Venemaa varustust, on liikunud alternatiivide poole. Venemaa toodab relvi iseendale ja isegi siis ei paista neist piisavat olevat. Siiski peab Venemaa hoidma illusiooni, et ta võidab sõda ja seda tehakse sama propagandamasinaga, mis on töötanud viimased 4 aastat.
Kuna Venemaa kaotab järjest rohkem varasid, peab FSB ületunde tegema. Jussov väitis avalikult, et isegi FSB-le on selge, et ukrainlased ja lääne meedia teavad, et see, mida Venemaa näitab, ei ole tõde. Aga ta peab siiski proovima ja mida rohkem ta seda teeb, seda enam hakkab ta tõesti meenutama Põhja-Koread. FSB pingutused võivad olla liiga pealiskaudsed, sõja ilmselt kõige tähtsamate inimeste, rindel olevate sõdurite jaoks. Rindel on Ukraina, aga hakanud pidama tõhusat psühholoogilist sõda. Soovin elada projekt, mida juhib Ukraina sõjavangide kohtlemise koordineerimiskeskus koos Kaitseministeeriumi ja sõjaväeluurega, annab Vene sõduritele võimaluse alla anda vastavalt Genfi konventsioonidele. Teenus pakutakse 24-tunnise infotelefoni, venekeelse veebilehe ja Telegrami vestlusroboti kaudu. See on kogunud 10 miljoneid külastusi, millest enamik pärineb Venemaalt. Moskva on korduvalt sellele juurdepääsu blokeerinud, kuid neid blokeeringuid õnnestub pidevalt mööda hiilida. Kaasteenus Soovin leida võimaldab Vene peredel otsida Ukrainas hukkunud või vangi langenud sugulasi. Need on suhteliselt väikesed meeskonnad, kes saavutavad miljonitesse ulatuva ulatuse. Need on ka ühed vähestest Ukraina infooperatsioonidest, mis on tõestatult tunginud Vene sisemisse info välja. Tõsiasi, et Venemaa üritab neid pidevalt blokeerida, on selle tõestuseks. Kuhu see meid siis jätab? 2022 aastal uskus suur osa Ukraina ühiskonnast ja paljud läänevaatlejad siiralt, et venelased lihtsalt ei tea tõde, et õige video, õige telefonikõne, õiged tõendid jõuavad nendeni ja midagi muutub. Aastate möödudes on selge, et desinformatsiooni vastu võitlemisel teabega saab saavutada vaid nii palju, eriti kui desinformatsioon on kestnud aastakümneid. Seega ei pea Ukraina enam tingimata püüdma venelasi ümber veenda. Kampaania "Ma tahan elada" aitab küll, kuid lõppkokkuvõttes on see vaid katse Venemaa rindejoont veidi pehmendada. Infosoja keskpunkt on nüüd selles, kuidas säilitada usaldusväärsust nende inimeste silmis, kes on olulised. Ukraina jaoks on selleks ülejäänud maailm, sest kui ta jääb selgelt usaldusväärseks, jätkab avalikkus tema toetamist. Aga Venemaa jaoks on selleks saanud tema enda elanikkond, sest 4 aastat sõda on muutnud ta geopoliitiliseks paariariigiks. Ja isegi sellest ei pruugi piisata, sest Kreml kaotab aeglaselt üht oma suurimat piirkonda, Kaug-Ida. Kui soovid rohkem teada saada, vaata seda videot ja kindlasti telli The Military Show kanal, et saada rohkem uudiseid igapäevasest geopoliitikast.